harilikku. Tere hommikust, sõbrad! Ärge laske end heidutada, see eelmise klipi idülliline hetk kestis täpselt mingi 2 minutit võib-olla. Ja sealt edasi me oleme jõudnud läbi käia päris mitu emotsioonide rohket olukorda. Omavahel tülli läinud, ära leppinud, Leoga peaaegu traumapunkti jooksnud, sest et ta kukkus nii pahasti, et keel vist jäi hammaste vahele või midagi, tuli korralikult verd suust. Nii et ärge laske ennast ära petta, kui te kuskil mingeid ilusaid hetki ainult näete, et elu on elu. Mis on sellised sügavad mõtted siin täna hommikul. Täna hommikul kell mingisugune 8:30. Aga teate mis? Käes on üks harukordne hetk siin YouTube'i kanalil. Käes ei ole esmaspäev. Käes on hoopis nädalavahetus ja täpsemalt öeldes laupäev. Sest ma mõtlesin, et ma ei mõelnud muidugi seda just eriti hästi välja, või nagu läbi, sest et nagu näha, ma tulin just pesust ja ma ei ole väga jõudnud ennast korda teha, aga ma mõtlesin, et ma võtan teid seekord hoopis oma nädalavahetusse kaasa, sellepärast, et muidu on need vlogid väga ühenäolised ja veel lisaks pean tunnistama, et alustasin sellel nädalal ka entusiastlikult esmaspäeval, kus mul oli tegelikult koolipäev, aga koduõpe nii-öelda Zoomis, et mõtlesin, et hakkan sellega pihta, juhtus nii, et ülejäänud nädala ma ei filminud mitte midagi. Nii et oleme realistlikud, see nädal oli palju tööd. Et ma pean ütlema, et see koolis käimine ja nädala alguses võib-olla töölt puudumine paneb ikka kogu nädalale korraliku pressure'i peale, sellepärast et tavaliselt esmaspäev ja teisipäev on alati nagu kõige sündmuste rohkemad minu kirjakastis. Nii et ülejäänud mõne päevaga siis pidi esimese poole nädalast järgi võtma ja samal ajal tegema ka muid ülesandeid, aga mitte sellest ma ei tahtnud tegelikult rääkida. Tahtsin rääkida sellest, et meil ei ole tänaseks eriti suuri plaane. Suurim valgus siin, ma ei tea, kus ma peaks olema, ma olen kontoris praegu, siin on täpselt mitte midagi, nii et siin põhimõtteliselt kajab. Aga mõtlesime, et teeks täna mingi toreda päeva. Aga praegu on siis selline, et Mihkel läks linna korterit siis natuke korda tegema ja huvilistele näitama. Tahaks selle nüüd kiiremas korras uuesti püürile saada. Aga senikaua ma mõtlesin, et ma teen ennast natuke korda. Natukene. Käisime kusjuures eile õhtul Mihkliga kinos DiCaprio filmi vaatamas. See oli väga hea, väga soovitan, oli väga pikk, aga väga meeldis. Nii et kui kellelgi on mõte või mõtleb, mida teha, siis käis mingi kinno seda filmi vaatama. Aga me jõudsime alles 12:30 koju, nii et Mihkel ärkas Leoga 6 ja mina ärkasin peale 7. Nii et jah, aga tulles tänase päeva tagasi, siis plaan on selline, et esimese poole päevast veedan siis lastega, me mängime midagi, me teeme mingi õuetiiru, siis Leo läheb magama lõunast mingi 12:30 vahel ja siis ma teen äkki mõned kooliasjad ära või ma ei alustan mingite asjadega.
paar tundi siis sinna, siis Leo ärkab ja siis äkki õhtul peale lõunastund siis mingi 3 paiku teeks midagi praegu. Sõidaks kuskile, vaataks, mis ilm on, äkki lähme Kadrioru parki jalutama. See on nagu sügise must Kadrioru pargis jalutada, seal on nii ilus. Ma loodan, et seal juba ilmselt juba seal lääkised on läinud, värvi muutnud. Aga ma olen juba 5 minutit siin sissejuhatust teinud, nii et alustame siis selle nädalavahetusega. Ja ma nüüd üle pika aja kusjuures tunnen, et see nädalavahetus ma tegelikult saan isegi puhata. Et on küll mingeid kooli asju vaja teha, on vaja natuke mingit sotsiaalmeedia asju teha, aga üldises plaanis on nagu vabakava. Ja kui ma muidu olen siuke rutiini sügav austaja, siis praegu ma tunnen, et selline lihtsalt olemine korraks, küll mingite väikeste mööndustega on päris mõnus. Aga ma teen ennast nüüd natukene rohkem korda ja lähen alla. Brianna ja Lea vaatavad praegu üllatus, loolalaad, mida ikka, laupäeva hommikuti. Ja mängivad seal ja siis ma teen endale kohvi ja vaatame edasi. Aga tere tulemast uude vlogi! Kuna issand jumal tõesti. Kuna Leo ja Brianna nii ilusti all mängisid, siis ma mõtlesin, ma kasutan võimalust, ma kuristan natuke hoopis ülemist korrust. Tõmbasin juba kiirelt tolmukaga. Ja jah, nüüd siis lõpuks saab alla minna. Kas ma juuksed ära kammime? Käin siin lapiga ringi praegu, tõmban kiirelt mingitelt pindadelt tolmu ära. Parim on see, et Mihkel jõudis sinna korterisse või käis poest ka läbi ja siis avastas, et on võtmed maas, nii et just panin Bolti peale siis need võtmed ja tal jõudis kohale. Ma just vaatasin, 15 minuti pärast tuleb juba esimene vaatama, nii et tuleb selle mingi kiirkoristuse tegema. Aga mina lähen kohvi jooma. Lihtsalt näitan, kui ilus päike praegu siin on. Tolmu lendab muidugi sellega seoses kohe, aga ma näitan ikkagi. Näita, mis siin on. See suu nii must on ju. Sa sööd? Koukest. Sööd koukest. Kell on 10:46. Lõpuks on kohvi. Koristasin alumise korruse ära. Ja mõtlesin, et ma korra teen pausi enne, kui ma asun pesude kallale. Nii et joome kohvi. Panen selle rusika praegu siia. Brianna, vaata ära siia kraanikaussi midagi pane, sest ma panin sinna seda vahendit praegu. Et sain siin alumise korruse täitsa korda ja ülemise korruse täitsa korda. Ja siis on vaja pesud. Ühed pesud kuivatisse tõsta. Juua vä? Mine pane talle sealt vannitahast juua praegu. Siis on vaja veel ühed pesud kuivatisse tõsta, mis lõpetasid. Ja siis on järgmised pesema panna, kuivati tööle panna. Ja mis veel?
mis veel? Oh, nii. Leo ärkas täna suht hullu nohuga. Nii et vaatame, mis me siin ülejäänud päeva teeme. Koolbim. Tead veel või? Mida sa tahad veel? Kas sa tahad kohukest? Kus sa selle korgi panid? Oota, ära nüüd mine sinna tilkuma selle. Nii. Kohukest. Veel kohukest. Reena, kuidas sina hommik möödunud on? Mis mõttes? Mis teinud oled? On joonistanud. Joonistanud ja mänginud või? Leoga. Leo joonib. Seda teeme. Mitte üks kohuke veel. Aitäh. Mis sa linnapõtt sai? Ma annan talle seda, sest ma tahan seda mustikaga mängida. Okay. Mis me teeme pärast, kui Leo ära magab? Lähme kuskile või? Pane kinni see külmkapp. Ma teen endale veel kahekese. Mis sa oled kõrval, kas ta näeb äkki mingi halb und või? Ma just loodan, et ta jälle. Leole meeldivad minu vlogid, nii et ta tahab neid kogu aeg telekast vaadata, nii et mul praegu käib siin taustal. Oleme tuttu varsti. Jah. Meeldivad? Kes seal telekas on, Leo? Kes seal on? On lihtsalt selline aeg. Emme või? Ära söö seda. Ei tohi. Kus said selle üldse? On Brianna oma või? Õnne? On Brianna oma või? Kas te läksite Briannaga natuke riidu või? Ma panen oma selle vlogist kinni või vaiksemaks, muidu on nagu väga veider. Panen pausi peale, pärast seda vaadata. See on tema see sünnipäeva video, nii et talle meeldib seda vaadata. Leo, tule siia, räägi emmega juttu. Kas sa läksid Briannaga riidu natukene või? Leo! Miks sa näritseda? Nii näriseda. Kas te hakkasite kaklema natuke Briannaga või? Jah, see on nagu päris elu, et kõik arvavad kogu aeg, et nad saavad ülihästi läbi ja aga vahel nad ikka kaklevad ka omavahel. On ju, Leo? Peppa! Tule näita sõpradele ka Peppat. Tule näita Peppat. Tule näita. Mis sul on seal? Kas see on Peppa? On Peppa? Kas sul on hakanud Peppa lemmikuks saama? Jaa. Oleme nüüd varsti kohe tuttu. Eks? Laulame mõmmi laulu ja... Kuidas käib mõmmi laul? Jah. Siis tüdud ära ja siis lähme õue. Aga peale tudumist lähme õue, eks? Kas lepime kokku? Lionel? Jah. Peale tudumist, on ju? Ära viska. Igal juhul kell on vaikselt saamas 12. Okei, veel ei ole pool 12, nii et me siin mängime natukene, mitte laua peale lüües, palun, aitäh. On ju? Ja siis Leo läheb magama ja ma löön lõpuks arvuti lahti. Ja vaatan üle, mis kuupäevadeks mul mingid kooliasjad on vaja teha. Ja mul on järgmine nädal veel see
konverentsi avasõnade kõne vaja teha või noh, minna sinna ja esineda siis. Nii et ma peaks tegelikult seda harjutama. Küll jõuab, on ju Lea? Näitan, et meie häkk siin alumisel korrusel on see, et on siin, kuna ta kogu aeg tahtis neid sahtleid lahti tõmmata ja siin muidu teistes sahtlites on mingid juhtmed ja noh, mingid siuksed asjad, siis me siia sahtlisse tegime talle siukse sahtli, kus kallal ta siis võib käia. Ja see on päris hästi toiminud, et ta siit ise võtab endale mingeid asju, praegu võttis selle raamatu näiteks. Ja siis pärast, kui on ära mängitud, siis paneb tagasi ja nüüd ta enam nendes teistes sahtlites näiteks üldse ei käi. Ja nii on meil alumisel korrusel ka nagu mingisugune ordnung, kord, on ja? Eks? Sulle meeldib siit asju võtta, on ja? Ja seal on sul autod sees. Autod, jah? Ja siis ta mängib seal niimoodi ära ja siis me paneme ilusti kokku ja siis paneme see tagasi. Ja siis paneme sahtli kinni. Ja polekski nagu midagi. On ja? No. Mis sa siit veel võtad? Palju ei saa enam võtta, sest kell hakkab varsti nii palju saanud tutt minna, on ja? Sellega, jah. Oh. Sa pead pärast tagasi ka panema, Leo? Jah, on ju? Mäletad? Kas sa tulid nüüd näitama vlogi, et mis mänguasjad sul kõik on sinna? Vaadake, ma näitan teile ühte lahendat raamatut ka. See on see laul, kui sul tuju hea. Siin on Leo sai selle sünnipäevaks. Siin on siuksed nagu käed käivad sisse. Nii, ja siit selline seega armas raamat. Jah. See raamat sulle ka meeldib. Kas sa võtad kõik need asjad välja praegu või? Pärast paneme tagasi paneme, eks? Pärast paneme tagasi ka, on ju? Jah? Juuksurisse on ka vaja minna sinuga. On juuksurisse vaja minna. Panen tööle või? Tee lahti siis. Tasakesi ära niimoodi löö. Tasakesi on ju. Mööda armas väike mees. Mida? Mis sinu plaanid on, kui Leo magama läheb? Ma ei tea. Sul ma seda raamatut ka lugeda või? Jaa. Mis see raamatu nimi oli? Kriminaalsed viineripirukad. Kriminaalsed viineripirukad, palun neid, Leo. Kriminaalsed viineripirukad, või? Jaa. Okei. Kell on natuke 2 läbi. Ja ma tegin ka väikse uinaku hoopis. Esinus tuli peale ja see oli päris mõnus. On ju? Ärkasid just. Kuidas tõdesid? Hästi. Tõdesid hästi. Jah. Mis me teeme nüüd? Issi polegi veel koju jõudnud. Issi ka varsti tuleb vist. Suht tuuline, et ma ei teagi, mis teha. Ma mõtlen, et tahaks praegu vist teed. Leo, kas lähme teeme teed? Ma arvan, et lähme teeme teed. Ja siis võtame edasi. I see that 56% of you are making a donation to the show. So
that's why I ask all the time. What is the overarching theme of why people think are drawn to your culture? And it's always like everyone has this problem. Do something and you keep getting from Actually instrumental stuff. Can I ask you a question? Why does it matter? I don't understand why we have to psychoanalyze everything we do. Bathtub. Your cognitive load is like a bathtub. Think of this as a bathtub. If you have a bathtub, the bathtub can only hold so much water. If you keep putting water in the bathtub, right, it's gonna overflow. That's your cognitive load. So if I have my cognitive load, my bathtub, and I keep putting water, it's gonna overflow. nii, kell on juba 5 kohe ja kõik on juba nii vihased mu peale ja ootavad mind autos. Aga Mihkel tuli koju ja me sõime siin ja ühesõnaga nemad mängisid ja ma kirjutasin ruttu oma essee valmis. Ja mul läks natuke kauem, kui ma oleks võib-olla soovinud ja võib-olla kui nad oleks oodanud, aga ma ei suuda nagu, kui mul on mingi asi pooleli, siis ma pean selle ära tegema. Ma ei saa nagu niimoodi protsessi pooleli jätta. Nii et nüüd võtan kiiresti oma kella ja lähme siis, mõtlesime, et lähme Ülemistesse. Lapsed tahtsid vahvlit või noh, Rihanna tahtis, Leo ilmselt tahab ka. Ja lähme sõime vahvlit ja ma ei tea, me chillime kuskil väljaspool kodu. Aga essee on kirjutatud, nii et mul on endal süda vähemalt rahul. Nii, mis jalanõud ma peaks panema? Mis jalanõud? Okei, nii, paneme nüüd. Ops. Nii et lähme Ülemistesse. Leo, lähme Kessiga? Ei vä? Sa kukud? Lähme vahvlit sööma. Ma ei tea, vastu ise enda vahvlit. Sa nägid, kui suur nendel see Nutella sööm oli? Mis sa jood? Kakaod. Nii, Briannal on Apple pie. apple pie ja mul on banana split. Emme hakkab tervet seda. No, võtta esimene amps. No, Maitseb. on hea või? Janel! Tule siia. Issand, mul läks süda nii pahaks sellest vahvlist. Ja me kaotasime Mihkli ja Leo ära, nii et nüüd me oleme Tulime korra vaatama. Rihanna ütles, et Halloweeniga pole juba pole veel olnud ja juba on jõuluasjad väljas. Nii et vaadake. Et ma ei teagi, kas oleks kriminaalne juba hakata jõuludeks valmistuma. Mida? Ole siia. See on nii nalja. Lõhnab ka või? Ei lõhna või? Ei. Okei. Kõvõrd ma sööla. Siin on päris äärmised küünlad küll. Let it snow. See on nagu puusaukad. See võiks kindlasti muidu vastata. See on nii nalja. Ühesõnaga ma ei teagi, mis me nüüd edasi teeme. Mul läks süda nii pahaks sellest vahvlist.
Mihkel ajab Leod Ülemiste keskuse peal taga. Vaatame ringis. Oleme vahepeal jõudnud H&M-i home'i. Õigemini pidime Mihklit ja Leod üles otsima, aga see pidurdas meid natukene. Vaata, kui ilusad nad on. Nagu nad Issand, paned kõik enda lampa alla. Oi, aga need on beebid omad ja sina oled juba suurem. Vaata midagi muud. Kuigi, ma ei tea, issi ostis sulle alles terve hunniku mingeid mänguasju. Ehitada niimoodi. Ja väiksemad on ka. Ma isegi ei tea, mida me mõtlesime, et me tulime ülemistesse ausalt, ma olen nii läbi omadega. Me oleme mänguasja poes, Leo keeldub väljumast ja me jooksime talle järgi. Mõned valikud siin elus on ikka vaja valesti teha. Aga ta on ise väga õnnelik ja Brianna ka, nii et... Nii me jõudsime nüüd Jüri staadionile mängima. Janel. Mul on nii külm. Need pulgad on nii külm. Nii tohi külma asemel turu peal ära istu, palun. Mis sa siin üles ka saad peale? Oot! Ups! Leo on. Seal majas. Kuskil väikse. Saad alla ka või? Nii osad. Oodake. Ma tahan näidata ema. No, silda või? Vaata, kui kiiresti ta läheb. Rääkisime just Mihkliga, et me oleme ilmselt peale seda nädalavahetust rohkem väsinud kui enne. Mul on muidugi mingi super hea riietus ka, mantel ja teksan. Aga ma ei viitsinud toas riidil vahetada, nii et on nagu on. Aga lapsed on nii rõõmsad siin, et jooksevad ennast täitsa väsinuks loodetavasti. Ja kas lähme tuttu? Mõmmi laul kuulatud. Vahvlid söödud. Oled rahul perepäevaga või? Ja lõpus ma hakkan suitse sööma, sest ma ei tea. See, muidu. Laula mõmmi laulu. Laula. Laula. Laulad nii hästi. Laula siis. Issi. No mina ka ikka inimesel. Lõpetame suure peaga. Okei, aitäh. Lähme tuttu, ma tahaks ise joosta. Lähme tuttu.
kell on 8. Kell on 8. Mitä sä teet? Leo tahab olla pildis. Mit- Tee tšau-tšau ja. Tee tšau-tšau, näeme homme. Miten ka? Bye. Bye everyone. Ja tööd. Jaa. Oh. Vist joonistama või? Jah. Ei. Jaa. Oi, tõesti. Oi. No joonista siis. Laua peale teed. Emme aitab, kus kukkus. Laua peale teed siis siia. See joonista vist tõesti, et võt mingi teise. Siin on proovi sellega. No see värvib. Teeme selle ära, viskame selle ära, ma arvan. Ära visata see. Tere hommikust, meil on käes pühapäev. Mihkel läheb Leaga poodi, mis on sorry, siin on nii pime. Ma just ärkasin nagu näha ja lähen duši alla. Mihkel läheb Leoga poodi, sest meil pole piima. Ja lapsed vist tahtsid pannkooke, nii et klassikaline pühapäev. Pühapäeva hommik. Nii, aps, Mäkki mine. Nii et jah, Leo ärkas täna kella 6, kell on praegu, mis kell on, vaatame kohe. Kell on juba 8:16. Aga ma ronisin talle sinna tema voodisse kaisu. Mingi ime läbi ma isegi mahtusin sinna. Ja siis me magasime 7:30. Ja jah, nüüd me oleme siin natukene toimetanud, märganud. Ja ma käin kiiresti pesus. Ja vaatame, mis me teeme täna. Ilmselt tuleb siuke kodusem päev. Ilm on päris õudne. Pime sajab teiega. No nii, pesus käidud ja juukseid ma ei viitsinud pesta, sest ma arvan, et täna õhtul teeme sauna, sest kõik on lihtsalt nagu nii mõnus. Ja ma mõtlen sel ajal, et ilm lihtsalt on täpselt selline, et see saun on nagu täpselt õige. Aga rääkides ilmast, ma saan aru, et minu suur sügisearmastus on inimestes tekitanud küsimusi. Ja see vist ei ole väga nagu populaarne. Ma saan aru, et enamusel on sügise vastu hoopis teised tunded, aga ma kohe selgitan teile, miks mulle sügis nii väga meeldib. Ja just täpselt selliste ilmade pärast, kui on jumalast pime ja ma ei tea, sajab ja no, sa ei taha õue minna nagu. Sest suvel me jookseme kogu aeg, jookseme igale poole, vaatame, mingi üritus toimub, mingisugune ilm on natuke ilusam, jälle peaks õue minema, ja sellel on ka oma koht, ma naudin seda ka täiega, aga siis mingi hetk tekib nagu selline väsimus, et tahaks nüüd vahelduseks lihtsalt kodus passida. Ja siis tuleb see sügishooaeg nagu päästerõngas minu jaoks, kus ilm on selline, et ma ei pea kuskile minema. Ma saan rahulikult olla kodus. Ma saan juua kuuma teed, mida ma suvel üldiselt ei tee, sest et nagu it's not the same. Sügisel sellise pimeda ilmaga tee joomine on lihtsalt nagu it hits different. Teine asi,
ma saan panna küünlad põlema, mida ma kohe ka teen. Ma saan panna küünlad põlema ja mul tekib juba nagu väga mõnus ja õdus olemine siin kodus, mida mul suvel ei teki, sest suvel on kogu aeg nii valge ja see küünlad põletamine ei loo mingit meeleolu minu pärast. Mis veel? Oodake, ma panen tütlemise peale. Vist on natuke naljakas nurk, aga okei. Lähen küünla põlema. Ja ma saan kodus olla. Mulle täiega meeldib kodus olla lihtsalt. Ja ma saan ise valida, kas ma tahan kuskile minna või ei taha. Noh, suvel saab ka, aga mõtlen mulle küünla. Aga ma ei tea, kuidagi see surve kogu aeg midagi teha on palju suurem. Seega jah. Ja pluss see aeg ilmselt meeldib ju kõigile, kui lehed muudavad värvi ja ma ei tea, see on ju imeilus, et see on tõesti imeilus. Nii et sellepärast olen ma üks suur sügise fänn. Oleks suvi, kell on praegu hakkab 9 saama, noh, ma juba arvaksin, et ma peaks minema ruttu õue jalutama nagu Leoga või mis iganes. Mis on ka selles mõttes tore ja ma naudin seda suvel ka, aga praegu ma lihtsalt mõtlen, et saame siin rahulikult omas tempos kulgeda ja see on päris mõnus. Võid jätta mulle alla kommentaari, kas sina ka naudid sügist ja mis need põhjused on, kui sa naudid või kui sa ei naudi, siis mis need põhjused on ja kas teid on äkki võimalik ümber mõtestada enda jaoks, sest ma ei tea, päris keeruline on, ma saan aru neil, kellel selle sügises tekib selline nagu natuke masendus või? Ma seda mõistan küll, aga ma ei tea, teeme selle kodus olemise, siis selle kodus olemise hooaja enda jaoks siis kuidagi teistmoodi mõnusaks. Nii, aga ma teen nüüd endale kohvi ja ma arvan, et Leo ja Mihkel tulevad ka kohe varsti. Briannakene veel magab ja siis hakkame hommikuks sööma. Igatahes me ei jõudnud tunnis midagi teha, siis me otsisime ainult raamatuid. Mis sinikas sul seal õla peal on? Õla peal, see. Jaa. Mul on kusagile vastu nurga. Näita. Mis seal? See ei ole valus. Mis plaan on, Leo? Hakkad näitama? Nii, praegult on nüüd mänguvahetund, kus me mängime. Me mängime nüüd erinevate mänguasjadega ja siis tuleb veel tantsuvahetund peale ja siis me oleme tagasi klassi. Nii, vahepeal on kell saanud juba 4 ja me ei ole täna teinud mitte midagi. Ma isegi magasin lõunaunud Leoga. Ja nüüd ma mõtlesin, et paneks sauna tööle, sest me tavaliselt käime saunas suht enne magaminekut. Ma kuidagi tunnen, et mul on järgmine päev kuidagi palju raskem ärgata
kui ma nagu otse peale sauna lähen magama. Silmad on kuivad ja ma ei tea, 100 muud häda. Igal juhul ma mõtlesin, et paneks kohe sauna tööle. Ja siis saaks minna täna varem sauna. Aga enne veel ma pean ühed pesud kuivatist välja võtma ja teised kuivatisse panema. Ja siis paneme sauna tööle. Siis. Nii, saun tööle. Nüüd ma pean veel pesu kokku panema. Võtsi kuivatist välja. Lapsed tahavad süüa kindlasti kohe tulevad vist alla juba. Tšau! Ui, mis juhtus? Nii, oi issand. Wow. Ma olen nüüd tagasi selles kohas, kus ma pean tule panema, äkki siin natuke parem valgus, kus ma seda vlogi alustasin ja tulin seda vlogi nüüd siin ka lõpetama. Kell on 5 ja mõtlesin, et kui ma jõuaks teile selle täna üles ka panna, siis see oleks nagu eriti äge, sest see oleks väga vahetu. Nii et ma arvan, et ma siis lõpetan siinkohal ära. Meil täna niikuinii rohkem midagi plaanis ei ole, tuleb klassikaline järgmiseks nädalaks ettevalmistuste tegemine, ehk siis ma panen veel pesu kokku, pesukappi, vaatan Brianna kooliasjad üle, kas kõik on korras, Leole lasteaeda, puhtad riided ja siis väike saunaring. Ja ma arvan, et tuleb selline varajane magaminek. Ja see on nii huvitav, et te sattusite minu nädalavahetusse just sellisel nädalavahetusel, kus ma otsustasingi mitte midagi teha, mis ei ole üldse tavapärane. Aga ma tunnen, et ma olen nagu nii puhanud. Ma tegin isegi lõunauinaku ju mõlemal päeval. Et ma tunnen, et ma olen nii puhanud ja mul oli korraks täiesti sükest väljalülitamist vaja. Et nüüd jälle uue tempoga edasi minna. Et ma olen vaikselt kohanemas juba mu uue rolliga, olen endal mingi struktuuri või mingisuguse ma ei tea, eesmärgipärase kava kuidagi paika pannud. Kooliga on praegu kõik väga kenasti, olen ilusti oma töödega mäel, nii-öelda ei ole millegagi õnneks taga jäänud. Ja ootan juba koolinädalat ka, see on siis ülejärgmisel nädalal. Ja võt, selline see nädalavahetus oli selline väga kodune, lastekeskne, puhkamise keskne. Ja vaatame, kuidas siis meil uuel nädalal läheb, et kas ma võtan teid kaasa ka uude nädalasse või hoopis nädalavahetusse jälle, sest järgmine nädalavahetus on hoopis teistsugune, pole sugugi mitte nii kodune, nii et võib-olla see oleks nagu ka põnev. Nii et võid mulle kommentaarides märku anda, kas selline nädalavahetuse väike 2 päeva vlogike on miski, mis sind huvitab, sest mulle tundub, et see sai väga nagu selline väga vahetu ja meielik.
et täpselt nii, nagu me oleme. Nii et kui sulle video meeldis, siis sa võid sellele ikka vajutada like ja kui sa ei ole mu kanalit veel tellinud, aga ikka jälle satud mu videoid vaatama, siis see oleks ka hästi armas, kui sa seda teeksid. Vajutaksid sinna subscribe nupukesele. Nii, aga olge siis tublid, püsige terved ja proovime leida siis kõik mingeid hetki selles sügises, mis meid rõõmsaks teevad ja teha siis neid hetki ja luua neid hetki enda ellu siis võib-olla rohkem ja keskenduda siis sellele positiivsele. Ja väike meeldetuletus võib-olla ka neile, kes on hästi sellised kiire elutempo rattas kuidagi praegu sees, et vahepeal teha korraks pausi ja puhata on väga okei. Aga olge siis tublid ja näeme juba järgmine kord. Tšau!